Tere tulemast teadlikuma ema podcasti kuulama. Ja see algus tuli nüüd küll väga kehv, aga mis seal teha on ju. Tere tulemast kuulama teadlikuma ema podcasti. Tänases episoodis me räägime lastest, me räägime õppimisest, me räägime, mis on läinud nii valesti. Me räägime sellest taevamanna digiajastust ja sellest, kuidas see on mõjutanud meie lapsi. Tere, mina olen Gert-Triin Petrov, ma olen 25 aastat lapsi õpetanud ja mul on selle teema kohta ühte koma teist öelda. Mul on öelda õpetajatele, mul on öelda emadele ja see maailm, kus meie lapsed kasvavad, on 110% teistsugune kui see, kus meie kasvasime. Nii et kui sa soovid emadusest, õppimisest, lastest rohkem teada, siis oled jumala õige podcasti kanali endale leidnud. Nii et tere tulemast. Loodan, et naudid seda episoodi ja loodan, et sa saad palju häid ideid, nippe ning inspiratsiooni ja tea, et emadus, lapsed ja õppimine ei ole minu jaoks lihtsalt sõnakõlks. See on minu elutöö. Kõik need episoodid siin, mis ma olen kokku pandud, on teadlikkusel põhinevad vaated. Siin on teadlikkusel põhinevad vaated. Vähe sellest, et ma olen 25 aastat lapsi õpetanud, olen ma ka teadlikuma ema brändi looja, mentor ja õpetaja. Aga räägime, ma ei tea, kui palju te olete minu episoode kuulanud, aga üks põhiline asi, mis mulle meeldib teha, mulle meeldib defineerida. Mulle meeldib tuua välja, mida sõnad tegelikult tähendavad, sest siis me hakkame teiega asjadest saama samamoodi aru. Defineerime ära sõna õppimine. Oled valmis? Mõtle korraks, mis on sinu jaoks õppimine? Kuidas sa minule seda seletaksid ja siis kuule, kuidas mina seda seletan. Ja siis vaata, kas meil on sama seletus või on erinev seletus. Õppimine on protsess, mille käigus lapsel läbi 5 tunnetusvahendi, nägemine, kuulmine, haistmine, maitsmine ja tundmine, informatsioon siseneb mällu. Laps saab teada midagi uut. Nüüd, kui laps teeb midagi oma kätega, siis ta selle teadmise rakendab oskuseks. Laps võib saada läbi selle uue informatsiooni, mis seotakse ka tunde külge, mingi väärtuse või hoiaku. Näiteks kapsasupp on vastik, saab sellise paha tundega sinna juurde või ta saab kogemuse. Laps harjutab neid asju. Läbi harjutamise saab ta selles osavaks, mis on talle sisestatud. Ja laps uurib, kuidas need jupikesed ellu sobituvad, kuidas nad omavahel kokku käivad. Õppimise tulemusena peaks muutuma inimese käitumine, mõtlemine ja tegutsemise viis. Õppimise tulemusel peaks muutuma inimese käitumine, mõtlemine või tegutsemise viis. Sa saad midagi uut teada, sa rakendad, uurid, saad teada tulemuse ja see muudab sind. Sa saad teada, kas sa tahad seda tulemust või sa ei taha seda tulemust ja see päriselt muudab sind. Ja nüüd te hakkate aru saama, mis on meie haridussüsteemil hetkel täiesti viltu. Lapsed õpivad kogu aeg. Mina õpin kogu aeg, sina õpid kogu aeg, me õpime surmani. Aga see õpitav ei muuda hetkel nende käitumist, mõtlemist ega tegutsemise viisi. Ehk see õpitav, mis koolides sisse pannakse, kuidagi ei resoneeru enam, aga me räägime sellest natukene hiljem, on ju. Õppimine tähendab siis seda, et me saame uue informatsiooni, siis me hakkame selle pealt oskust arendama ja siin on ka tänapäeva haridussüsteemi väga suured käärid. Meil on väga palju teooriat, mida oskusteks arendada pole võimalik. Nii et tuleb teadmine, muudame selle oskuseks, mis võimaldab siis paremini toime tulla ümbritseva maailmaga. Ja nüüd sa hakkad aru saama, et lastel on tegelikult kogu aeg õigus. Nad õpivad asju, mida nad ei oska mitte kuidagi oma elus kasutada ja nad ei oska sellega muuta oma elu paremaks. Aga tänapäeva generatsioon on niivõrd arukad, nad on nii arukad, nad on 1 000 000 korda arukamad kui meie ja nad saavad aru sellest, et see, mida me neile õpetame, on kas nii mööda või nii valesti õpetatud.
Lapsed saavad sellest aru. Tegelikult see, mida me õpetame, neile ei ole mööda. See on valesti õpetatud. Kuidas sa saad algebralist murdu kasutada enda ümbritseva maailma paremaks toimimiseks? Tegelikult saab, ma olen isegi emaduse kohta leiutanud algebralise murru. Panen ühel päeval selle välja, siis näete. Kui ma tarkmina.ee lehte lõin, siis ma tahtsingi teha niimoodi, et kõik see, mida lapsed õpivad, et nad oskaksid seda päriselt oma elus kasutada. Mõne teemaga õnnestus see mul paremini, mõne teemaga veel ei õnnestunud, mis näitab seda, kui raske on seda teha, sest ma olen tõesti inimene, kes seda kogu südamest uurib. Nii et tarkmina.ee tuleb siis selle koha pealt appi. No kuidas sina õppimisest aru said? Kas meil oli samasugune arusaamine? No nii. Psühholoogiline vaade õppimisele, ma annan nüüd teile psühholoogilise vaate. Õppimine on muutus käitumises või mõtlemises, mis tuleneb kogemusest. Et psühholoogiline vaade on siis, et õppimine on kogemusepõhine, mis tegelikult välistab siis meie teooriapõhise õppimise, on ju. Ja pedagoogiline vaade on, et õppimine on teadlik tegevus, mille eesmärk on arendada õppija võimeid ja teadmisi. Aga mis võimeid me arendame? Kas me oleme selle lastele üldse lahti defineerinud, et mis võime tal praegu areneb? Kui sa koos oma lapsega õpid, siis alati vaata, mis võimed sa arendad ja siis anna lapsele sellest teada, ega laps loll ei ole. Muidugi ta tahab ju võimeid arendada, on ju. Teadmistest on tal suhteliselt savi veel teatud vanuseni. Aga et õppimine on teadlik tegevus, siis ma tahan öelda, et tänapäeva laste jaoks, üldse laste jaoks tegelikult õppimine ei ole teadlik tegevus. Õppimine on kohustus ja vot selle mindshifti me peaksime koos teiega ära tegema, aga kõigepealt me peaksime avastama, mis asi see teadlikkus üldse on. Novembrikuus tuleb mul, kuidas ometi need lapsed õppima saada kursus. Ma kõike seda seal lahkan peensusteni, kuidas lastel see automatismidel põhinev õppimine hopsti teha teadlikuks õppimiseks ja kuidas saada siis aru, et milliseid andeid me arendame parasjagu. Kuidas ka, kui mulle see aine üldse ei sobi, et kuidas ma selles aines siis ka arendada saaksin, kõike seda ma sellel kursusel räägin ja kui juhtub, et sa kuuled seda podcasti pärast novembrit, kui see on juba ära toimunud, siis tead, sa saad alati osta järelkuulamise. Okei? Defineerime nüüd sinuga järgmise sõna. Mis asi on laps? Laps on elus olend, kellel füüsiline keha pidevalt areneb. On nii? Lapse mõttemaailm ei ole selline nagu meil. Lapsel ei ole üldse peas mõtteid, kui ta sünnib. Mitte ühelgi lapsel ei ole mõtteid peas, kui ta sünnib. Ja lapsel on ka väga vähe selliseid, lapsel on baasemotsioonid, millega nad sünnivad. Lapsel on endale omapärased baasemotsioonid ja sellised emotsioonid, mis ta sai ema üsas. Laps on arengujärgus inimene, kelle sahtlikesed on veel täiesti tühjad. Ta ei ole jõudnud veel täiskasvanikka ning tema füüsiline keha areneb kiiresti, tema mõttemaailm alles koguneb, tema tundemaailm alles koguneb ja tal ei ole sotsiaalseid oskusi. Lapsepõlv on siis selline periood, mil toimub intensiivne areng, ääretult intensiivne areng ja selle tõttu tegelikult, mida mina soovitan, on see, et lapsi tuleb hoida rahus ja vaikuses nagu lilleõiekesi, et nad saaksid areneda aeglasemalt, mitte pauguga. Sest et teadlikkus, kui me tahame teadlikku last, kui me ei taha automatismidel põhinevat last, teadlikku last on nii hea õpetada, nad on õpetajate lemmiklapsed, nad küsivad, nad uurivad, nad tahavad õppida, nad pitsitavad õpetajast välja viimase, mitte teadlik laps alati nihverdab, sahkerdab, sihverdab ja õpetaja peab reaalselt kogu aeg püüdma tema fookust, mis ei ole mitte üheski otsast okei. Ja kui me tahame, et meil kasvaks teadlik laps, siis mina ütlen kiirustamine maha. Lapse kõige olulisem osa elust on see, et ta saaks olla. Laps peab saama olla, ta peab saama vaadelda maailma. Ja kui ta näeb midagi, siis ta puutub kokku uue informatsiooniga, uute tunnetega, tal peab olema turvaline täiskasvanu, kes siis ütleb talle, millega ta kokku puutus. Ja praegu siinkohal ma ütlen küll, et lapsi ümbritsevad inimesed, kes isegi ei tea, millega laps kokku puutub. Võib-olla ütlesin natukene kõvalt, on ju, aga võib-olla ütlesin piisavalt kõvalt. Lapsed on segaduses, sellepärast et
Nende ümber on reaktiivsed täiskasvanud, kes reageerivad, on emotsionaalsed, istuvad pead tagumikus. Nagu ämber oleks peas ja keegi kõlksutab sinna, et lapsed jäävad väga tihti vastustest ilma, miks ma ei tohi seda teha, kuidas ma tohiks seda teha, sest et vanemad on kas liiga väsinud, liiga reaktiivsed, enda muredes, et lapsed juba läbi aegadel ei ole väga kellegi käest küsida. Aga laps vajaks rahu ja vaikust, seda, et ta saaks uurida, vaadelda. Vaatlemine on lapse üks esmane õppimine. Esmane õppimine on see, et laps vaatleb. Siis hakkab laps matkima ja ta peab saama seda teha, seejärel hakkab ta mängima. Ja see ongi tema õppimine. Vaatleb rahus ja vaikuses. Me ei organiseeri üle. Lapsevanemad väga tihti organiseerivad üle. Käsi püsti, kes tunneb, et see täpselt nii on ju? Siis see täpselt nii on ka. Nii et laps vaatleb, matkib ja mängib ja seda tuleb tal lasta teha. Ja sellepärast minu lapsed lasteaias ei käinudki, et nad saaksid seda kõike teha. Lapse areng muidugi sõltub väga paljust ka pärilikkusest, näiteks geenidest. Et meil on olemas siuksed geneetilised haigused näiteks. See on hoopis teine teema. Sellele teemale ma väga ei keskendu, sest siin teile tulevad meditsiinitöötajad suuresti appi. Ja täna ma küll soovitan teha geenitestid kõikidele inimestele, sellepärast ka mina olen enda geenitestides saanud nii palju targemaks ja ma mõtlen, et kui ma oleksin seda teadnud lapsena, siis mul oleks palju lihtsam. Oma lastele ma kindlasti plaanin nüüd teha geenitestid. Ja lapse areng sõltub ka keskkonnast, et kui palju ta karjutab tema ümber, kui palju on tülisid, kui palju on lahendamata konflikte, muideks konfliktide meistriklassi kursus on ka kohe-kohe tulemas. Kui palju on headust, kui palju on lahkust, kui palju on sõbralikkust. Nii et, aga laps on käsn. 0-7 eluaastane on laps käsn, ta kõik imeb endasse. Ja õpiprotsess on minu jaoks see, kui uus informatsioon tuleb, siis ma lasen lapsel sellesse nii-öelda settida. Ja õppimise käigus toimuvad siis järjestikused siuksed ahelmuutused ja mul on tegelikult väga kahju, et meil on pandud õppimisele peale tohutu tempo. Näiteks Vüki ja Süti teema, mis on 5. klassis. Mina õpetan niimoodi lapsi eraõppes ja koduõppes, et ma annan uue teema ja siis ma lasen settida sellel teemal. Ma tean, et see ahel ei käivitu enne, kui see teema on saanud natukene settida ja siis me läheme selle teema juurde uuesti tagasi. Nii et natukene, kuidas ma ütlen, kiirustamine õppeprotsessis on täiesti lapse väärkohtlemine. Aga see on meie ühiskond, kõigil on ju kiire, kõik tahavad saada rohkem palju ja kiiresti. Nüüd väärtused me anname lastele alati edasi kodus ja tegelikult tasuks täiesti üle vaadata korraks, et mis väärtusi me oma lastele edasi anname. Ja mis mina soovitan laste vanematel on alati see, et vaata ema üle, mis on sinu oskused ja vala need oskused oma laste sisse. Ja isa vaadake üle, mis on tema oskused ja valaga oma oskused laste sisse teadlikult. Minu mees näiteks on võtnud lapsed ja andnud neile edasi kõik tööriistade kasutamise oskused. Mina annan suhtlemise oskust edasi. Et kõige kurvem on see, kui meie lapsed saavad meie vead, aga mitte meie head. Aga headele asjadele me peaksime just keskenduma. Nii et tee pärast seda podcasti või pane kas või stopp ja tee üks nimekiri enda oskustest, oma abikaasa oskustest ja siis litsuge need lapse sisse. Muidugi rõõmuga on ju. Nüüd õpiprotsess koosneb tegelikult mitmest osast. Lapse tähelepanu peaks olema õpiprotsessis sees ja see nüüd on üks asi, hookus-pookus, käsufookus, oh my god, inimesed ei tea, mis asi on fookus, nad ei tea, mis asi on tähelepanu ja siis me ütleme lastele tähelepanu, ta ei teagi, mis asi on tähelepanu. Mul on eraldi oma metoodika välja töötatud tähelepanuhäirete nii-öelda, ma ei ütle raviks, on väga valesti öeldud. Las ravivad arstid on ju, aga see on abivahend, tähelepanu treenimise harjutused. Ja sellel kursusel siis, mis novembrikuus tuleb, siis ma annan teile need ka kõik edasi, võite siis kursust ka järgi kuulata, väga-väga olulised teadmised. Ilma selleta ei saa. Digiajast on laste tähelepanuga teinud kuriteo ära.
ma ütlen teile täiesti ausalt. Nii et tähelepanus saab õppimise protsessi alguse, seejärel tuleb mõistmist on vaja ja seejärel tuleb meeldejätmine ja rakendamine. Nii et väga konkreetsed protsessid on siin sees, on ju. Mis on siis nüüd läinud hästi valesti, kui me räägime, et lapsed ei taha õppida ja õpetajana 25 aasta jooksul, see on päris suur ja pikk aeg, kuulake uuesti, 25 aasta jooksul ma näen, et lapsi on raskem õpetada kui kunagi varem. Lastel ei ole motivatsiooni enam õppida. Ta ei näe õppimisel mitte mingit mõtet, elu on mugav, asju on palju, pitsad lendab üle uksest ja aknast, internet levib, elekter levib. Ja õppimist üldse ei seostata enda huvidega, eesmärkidega ja väga tihti, mida mina täna näen, on see, et lastel isegi pole eesmärke. Lastel polegi eesmärke. Minul oli vähemasti selline eesmärk, ma tahan minna kodust ära, ma tahan oma isa juurest minema minna. Aga tänapäeval laste kodud ei ole enam valu täis. Isad, emad ei peksa lapsi. Ma loodan, et see nii on suures osas. Ja lapsed ei taha isegi enam kodust ära minna. Et meie generatsiooni eripära oli just see, et me tahtsime kas või kodust ära minna ja selle nimel õppisime. Siis tänapäeva lapsed elavad nagu puhverdatud nunnu roosas maailmas ja neil puudub selle tõttu õppimise motivatsioon. Ja õppimine tundub veel vastik kohustus, arvutimängud on palju lahedamad, on ju. Ja õppimine ei tunda enam avastuse või siukse huvitegevusena, vaid pigem väga-väga vastik kohustus ja siin on väga palju valesti läinud, et see on niiviisi juhtunud. See on esiteks on meie õppekavade kiirustamine, õpitempod on läinud nii suureks, et see on lihtsalt ulme, me väga väikese aja jooksul üritame lastesse toppida väga-väga palju ja ei jää nagu aega seoste loomiseks. Tarkmine.ee lehel ma olen üritanud seda siis kogu südamest teha. Ja muidugi liigne hinnetele keskendumine. Aga hinne ei taga tegelikult elus ju mitte midagi, on ju. Nüüd lapse sisemise motivatsiooniga ma võiks teile anda siukse lakoonilise lause, et tuleks toetada lapse sisemist motivatsiooni, huvi, uudishimu ja enesearengut, mitte ainult tulemusi, aga mida te siis teete? Ta istub sul seal internetis, tema ainus huvi ongi see internet seal ja mida te teete, siis teda ei huvitagi mitte midagi muud. Tegelikult sisemine motivatsioon tuleb arusaamisest. Arusaamine on aha-moment ja vot neid tuleb lapsele luua. Ja tarkmine.ee lehe peale siis õpinurka ma panin visiooni loomise ja ma panen kohe ka minapildi täieliku analüüsi video sinna. Et kui laps ise seda ei taha vaadata, siis ema saab seda vaadata ja siis koos lapsega neid asju teha, et see on nagu minu jaoks õige järjekord. Lastel puudub õpiharjumus ja enesedistsipliin. No paljudel täiskasvanutel puudub ka enesedistsipliin, et kui ma teen joogat 4 päeviti, siis paljud täiskasvanud ütlevad, et aga mina ei suuda kohale ilmuda see 4 päev. Ja mina ei suuda kodus üldse mitte midagi teha, et kodus ma ei taha üldse trenni teha. Mul on vaja nagu seda välist ora, et ma pean käima seal kambatrennis kuskil ja siis mõelge nüüd natukene, et kui teie peres üldsegi ka täiskasvanud inimestel enesedistsipliin puudub, on sõltuvused ja muud asjad, siis mida te lastelt ootate? Ma väga-väga soovitan, tehke iseennast korda, päriselt. Ja õpiharjumusi saab täiesti kujundada. Lapsed ei oska meil aega planeerida, nad ei oska õppimist planeerida, puhkust tasakaalus hoida. Seda kõike me oleme koduõppes hästi palju teinud, et kui inimesed ei saa aru, mis asi on koduõpe, siis koduõpe laps õpibki aega planeerima, enesedistsipliini, ta õpib puhkust ja õppimist hoidma tasakaalus. Ja selle jaoks on täiesti teadmised, kuidas seda kõike teha. Koduõppes on see nagu üks osa õpingust, aga koolilapsel jääb see ära. Koolilapsel vastutab õpetaja või vastutab ema. Keegi teeb talle plaani, tema ilmub ainult kohale. Ja tihti jäetakse õppimine viimasele hetkele, mis on ka väga-väga vale, aga see tulebki sellest, et enesedistsipliini ei ole. Nüüd sõna rutiin on niisugune sõna, mis ajas mind aastaid oksendama, aga teate, mis ma teile täna ütlen? Kui sa mitte midagi muud siit podcastist kaasa ei võta, siis võta see, et rutiin on iga saavutuse alus. Kordan, rutiin on iga saavutuse alus. Ja lastele tuleks õpetada planeerimist. Issand, kui ma teadlikum ema klubis hakkasin õpetama aja planeerimist, 2 aastat õpetasin. Ja siis täiskasvanud inimesed ütlesid, me ei taha seda õppida, me tahame olla voolavad, me tahame spontaansed olla.
ja siis mulle 2 käega hoia nagu peas kinni, kui me tahame saada tulemusi, siis meil peab olema plaan. Me peame õppima planeerima. Aga ma lõin sellel hetkel käega, et ma täiskasvanud inimesi ka ei suutnud seda õpetada. Ma panen aja planeerimise videod ka suure tõenäosusega tarkmina.ee õpinurka, et võtke aastane pilet ja saate sealt palju head. Ja eesmärkide seadmine. Lastele on vaja õpetada eesmärkide seadmist. See, et sa jõuad teisele levelile, ei saa olla sinu ainus eesmärk, on ju. Ja lastel on ka hästi niisugune väärastunud mina pilt iseendast. Ma nägin niisugust 100 kilost noort, kes oli 13-aastane ja ta rääkis, kuidas ta võidab spordis kogu aeg, tal on palju medaleid. Ja ma mõtlesin, mis juttu ta ajab. See oli üks noortekeskus, kus ma käisin. Ja siis tuli välja, et need on arvutimängud, kus ta võidab. Ja ta nagu üldse ei saa aru, et see spordimedal, mis ta sealt võitis ja ise kaalub 100 kilo, et see ei ole okei. Lastel on hästi palju keskendumisraskusi, nutiseadmed, sotsiaalmeedia, pidevad segajad. Ja ega siin ei olegi mitte midagi muud targemat teha, kui nutikursus mul tuleb eraldi, aga tuleks jälle defineerida lapsega koos asju. Kui meil on eesmärk lapsega paigas, eesmärk näiteks saada head eksami tulemused, siis mina saan mandaadi ja ma saan aidata tal luua plaani, ma saan aidata tal luua enesedistsipliini, ma saan aidata tal vähendada segajaid. Aga kui teil pole eesmärki, ei saa sa ka mandaati, mis tähendab seda, et sa oled ainult üks kohutav vingukott, on ju. Ja lapsed ei õpi süvitsi, vaid nad läbivad infonüüsi hopsti pealiskaudselt, seda ma näen kogu aeg, see on nii kurb. See on kanaajusus. Käisin ühel noorte üritusel Pärnus, kus rääkis ka Gene Vernik ja ütles, et tänu sotsiaalmeediale ongi lapsed välja töötanud kanaaju endale. Kanaaju tähendab seda, et üks minut peab meeles, rohkem enam ei mäleta. Ja see on massiliselt. Ma võiksin eraõpetajana vist saada miljonäriks, sest et on teatud õpilased siis, kellele võidki jääda õpetama, aga ega nad meelde ei jätta nagunii. Muidugi kahjuks ma olen selline õpetaja, kes õpetab, kuidas asju meelde jätta, nii et seda kanaajusust saab tegelikult täiesti ka ümber programmeerida, aga see tuleb ära tunda, et õpetajatel on läinud noorte õpetamine nii palju raskemaks. Emotsionaalsed ja psühholoogilised tegurid on ka põhjused, miks noored ei õpi, on ärevus, hirm, läbi kukkuda, enesehinnangu probleemid või siis hästi suur surve kodust või koolist. Issanda püha Peeter, kallid lapsevanemad. Palun ärge tehke nii, kui sina saad halva hinde, siis sind perereisile kaasa ei võeta, kui ma seda kuulsin. Siis ma mõtlesin, et need vanemad on idioota. Vabandust, aga keegi peab seda ütlema. Kuidas sa sellise karistusega saad lapse paremini õppima? Palun ütle. Sellise karistusega sa saad ta minapildi katki teha. Jaa, nõus. Sellise karistusega sa saad panna teda ennast vihkama. Jaa, nõus. Sellise karistusega sa saad panna last õppimist vihkama. Jaa, nõus. Sellise karistusega saad tekitada õdede vendade vahelisi pingeid. Jaa, aga sellise karistusega sa ei saa last õppima. On olemas paremaid meetodeid, kohtume kursusel. Ja kui õppimisega on seotud negatiivsed tunded, aga seda ma õpetan kursusel, palun tule kursusel, on ju, sest õppimisega peavad olema seotud positiivsed tunded. Ja kui nüüd laps õpib, siis see õhkkond peaks olema toetav ja julgustav ja nüüd on see koht, nüüd te teate, miks Gertriini lapsed on koduõppel, sellepärast et koolides ei ole toetavat ja julgustavat õhkkonda, kui keegi läheb klassi ette, eksib, kõik naeravad. Ja väga tihti ei ole ka head sidet õpetajaga ja ühel minu koolitusel sain tagasiside, et Gertriin on väga kriitiline õpetajate ja arstide suhtes. Olen, Gertriin on ka õpetaja, Gertriin on ka väga kriitiline iseenda suhtes. Nii et ma arvan, me peame olema kriitilised, kui me töötame lastega, on ju. Keskendume heale, parandame negatiivsust, on ju. Ja iga laps õpib erinevalt. Miks ma ei taha enam klassi ees õpetada, on just selle tõttu, et üks ühele ma suudan leida igale lapsele tema õppimise meetodi. Ja tarkmina.ee õpinurk on ka üles ehitatud niimoodi, et lapsed saavad õppida rahulikult omas tempos, mis on minu jaoks väga-väga oluline. See oma tempo on kõige olulisem. Mida kodudes siis tehakse valesti, et laps ei taha õppida?
ongi liigne surve ja võrdlemine. See tekitab stressi, ärevust, läbipõlemist, motivatsiooni kadumist. Lapse eest kõik tehakse ära. Laps ei arenda absoluutselt probleemide lahendamise oskust ega tal ei teki ka enesekindlust. Ja ebajärjekindlus ja rutiini puudumine, veel kord, sõna rutiin ei ole ebaseksikas asi. Sõna rutiin tähendab saavutust. Kui lapsel nüüd ei ole järjekindlust ja rutiini, siis ta ei õpi püsivust ega vastutuse tunnet. Ta ei saa aru, et ta ise tegi, on ju. Ja kui on negatiivne suhtumine lapse vanemal kooli või õppimisse, siis on see ka lapsel. Aga siin ma kutsun teid klubisse, et teeks selle asja korda, on ju. Ja kui vanemad ei tunne huvi lapse tegemiste vastu, siis lapsel väheneb enesekindlus ja õppimise sisemine väärtus. Vot. Miks tänapäeva lapsed tahavad olla ainult netis ja mängida? Miks nad ei taha õppida? Sest et veel kord, aju on aparaat. Aju on ümber programmeeritud, laste aju ei tööta nii nagu meil, sest meil olid teised tingimused. Aju otsib väga kiireid lahendusi. Ta otsib dopamiini laksu ja selle tõttu on aeglane ja pingutust nõudev protsess laste jaoks vastik. Kursusel räägin ka, kuidas sellest mööda minna on. Siis on ülestimuleeritud maailm lastel ja selle tõttu on vähenenud keskendumisvõime. Õppimine hakkab nõudma süvenemist, aga muidugi lastel ei ole enam sellist süvenemisoskust ja seda ma ka kursusel räägin, et kuidas sellest üle minna. Nii et palun, see tuleb väga hea kursus on ju. Sotsiaalne surve ja kuuluvuse tunne. Et kui sa mängid mingit mängu, siis oled selle kogukonna osa. No see on tegelikult isegi okei, sellepärast, et meie hängisime vanasti, nemad hängivad interneti avarustesse, kogukonna tunne on tegelikult oluline ja kuuluvuse tunne, et siin ma väga isegi ei protesteeriks. Aga ma kindlasti innustaksin lapsi ikkagi ka näost näkku kohtuma. Ja vanemate eeskuju, kes istub palju netis, mina pean küll käe püsti tõstma. See on lausa kohutav ja ma hakkasin teadlikult laste ekraani käest ära panema. Ekraan on sõltuvus ja teie lapse vanematena saate ju sellest tegelikult aru. Ja meie ise oleme oma lastest sõltlased teinud, järelikult meil lasub ka vastutus harida iseennast, et aidata neid, on ju. Vot, aga mida siis saaks teha, et lapsed tahaksid uuesti õppida, et see ei oleks selline, kuidas ma ütlen, valus protsess. Siin on väga palju häid nippe. Kui ma nüüd ütlen sulle, piirake ekraani aega, siis te saate kodust tülid, on ju. Kui ma ütlen ühine õppimine ja huvi lapse vastu, siis seda juba täna paljud lapsevanemad teevad, aga nad on sellest väsinud. Siis kui ma ütlen näiteks, et õpime seostama päris eluga, siis siin jäävad paljud vanemad hätta, aga vaadake tarkmina.ee tuleb teile appi. Ja muidugi vanema eeskuju, et vanem ise võiks ka midagi õppida ja näidata, kuidas tema õpiprotsessi läbib. Näiteks lugeda mingit huvitavat raamatut, pärast rääkida, mida ta sellest luges, on ju. Et see oleks lahe. Vot nii. Laps peaks nägema, et õppimisel on mõtet. Ja kui meie nüüd täiskasvanutega kogu aeg räägime, et mina ei ole seda kasutanud ja miks ma seda õppisin, see ei aita kaasa. See ei aita üldse kaasa. Tegelikult see ei aita kaasa. Aga miks me seda asja vaja on? Võib-olla uurige koos lapsega, kus seda ChatGPT tuleb tegelikult väga palju abiks. Võtate selle konkreetse teema, panete ChatGPT-sse ja esitate küsimusi, kuni te suudate teid ära veenda selles. Te võite isegi näidata, kus kohas neid vaja läheb. Et olge arukad, olge taipukad, on ju. Ja mis ma oskan öelda, ma olen siin teie jaoks olemas ja minu lemmiktegevus on tegelikult aidata lapsi tagasi saada sõbraks õppimisega ja väestada vanemaid, sest vanem on lüli lapse ja elu vahel. Igatahes, kui sind siis hakkasid huvitama kõik need tehnikad ja kursused, mine vaata teadlikumema.ee, võta kursused ja kindlasti kliki ka tarkmina.ee, on ju. Ja kes teab, äkki kohtume sinuga kursusel ja pea meeles, see teema, mida me täna rääkisime, on väga suur ja lai teema. See on väga valus teema, see ei ole lihtne teema ja üks lahendus ei pruugi sobida kõigile.
aga õnneks mul on väga palju lahendusi, sest et ma olen töötanud väga paljude peredega. Ja sina pead üles leidma enda lahenduse ja ma tahtsin sulle öelda, et see, et sa juba otsid lahendusi ja tahad uurida seda teemat, see on totaalselt lahe. Aitäh sulle. Ja kui keegi sulle veel seda öelnud ei ole, siis sa oled hea ema. Kohtume järgmises episoodis.